Nii, pole ammu eetrit olnud ja eks seekord tuleb eeter niimoodi, et pärastpoole näete mu nägu ka. Praegu sõidan, nüüd olen praegu Pärnu Jaagupis. Näete, siin on tee jumala okei. Vaatame, saame näha, et millised need kõrvalteed, väiksemad teed on. Kohe pöördame sinna, ma olen koju. Ma tahtsin teist kaudu minna, ma tahtsin vältida siit sõitmist, aga ma pidin minema endale kurat tao maha laadima ja kuna ma seekord lähen autoga koju, siis ma pidin siit kaudu tulema. Et täna katsun nüüd tulla niimoodi, et tuleb meil täna-homme. Et sedasi pikem video tuleb ja et on niimoodi, et see on, kuidas ma ütlen, et see on, ma katsun seda kuidagi osadesse panna. Et siin esimeses osas siin on see, kuidas mina uhkelt sõidan ja teised osad tulevad siis see, mis on, ütleme, nimetagem seda olukorrast riigis või et ajab kaka teema või ma ei tea, kuidas ma teen, aga meil riigis on nii palju asju toimub ja mis ajab sõna otses mõttes juuksekarvad peast püsti ja viib selleni, et tõmba rusikas taskust välja, võtta kirvest kätte ja mine hakka lahmima. Et see on päris hull teema. Praegu ma vaatan ka Riigikogu istungi otse ülekannet ja väga huvitav variant on. Nad räägivad sellest Istanbuli konventsioonist seal. Varro Vooglaid seal esitab rääki ja siis muidugi, kuidas Reformierakonna ja sotsid saadikud esitavad seal küsimusi, kusjuures nad üldse nagu asjast aru ei saa. Soovitan järgi vaadata teil seda. Aga kõige naljakam on see, et ma mõtlesin, mul on ühendusega mingi jama. Otse ülekanne. Kui see mingi Animägi või kes see Reformierakondane küsis, Valdo hakkas vastama. Ja ei lase, sealt maalt pandi see ülekanne mitte just nagu kinni, aga riik kogu aeg kedib, nii et ma kodust katsun pärast jälgi veel vaadata, et ju siis on niimoodi, et Valdo vastas niivõrd ilusti korrektselt, kuidas on, teeb kõik küsijad sõna otseses mõttes lolliks. Mitte tahtlikult, aga ta räägibki nagu asjast, teised ajavad mingid täielikult kamera jüra seal. Mõtlevad, imevad pastakast välja ja nagu asjast üldse aru ei saa. Ja pandi kinni, ei lasta panna. Ja nüüd on siis meil see just nagu otse ülekannet. Nii et ei lasta, et inimesed ei kuuleks seda. Aga okei, ma katsun selle meeles pidada ja sel teemal veel rääkida. Võib-olla võtan sellest samast videost. Kui see video edasi ei lähegi, sealt häda lõpebki, siis ma igal juhul sealt küljest võtan mingi katkendi, võtan salvestan ja panen teile ka mängima, et okei, video läheb sellisel juhul pikaks, aga siiski. Et lihtsalt, et need küsimused ja mismoodi Varro vastab ja siis saate aru, et kui juhmid on meil ikkagi, ütleme, need, kes on peas sotsid ja need, kes on reformierakondlased, et ei ole mitte midagi pistmist sellega, kuidas oleks õige või värk, vaid ongi, kõik on puhas ideoloogia, mida need hullud ajavad, kes on kuskilt saanud mingid käsulauad kätte. Aga okei, näete, ei tohi poliitikast rääkima hakata, kohe läheb asja ära, aga no näete, siin mul on 9 tonni koormat peale. Siin selle sõiduosa lõppu ma panen ühe video ka. Mis on kokku pandud ja kõik häälega ja puha ja täitsa tasub vaadata, et see on saadetud mulle agendi poolt. Ma olen varem ka teile ütlenud, et alati, et kelle mingid videosid on, ise ei taha kuskil ülesse panna, saatku mulle, häälega võib olla, et ma võin hääle maha võtta, kui sa ei taha oma häälega rääkida, aga hääl võib olla lihtsalt mulle. Kui video saadad, kirjutad, et võta hääl maha, siis ma lihtsalt häältan selle pärast vaja, et alguses videos, et ma kuuleksin ära, millest point on, eks ma siis räägin nagu ise. Et millest teema on, kui keegi ei julge oma häälega, aga video võib ikka teha, video võib ikka saata, sest inimesed tahavad näha seda, mis juhtub ja mis värk on. Aga mulle jah, agent Tambet Lõuna-Eestist
saatis mingi Actioni seal Läti autodega. Et minul on ka praegu 19 tonni, ütleme selle tee peal, siin ei ole väga lõbus sõita, praegu tundub päris okei, aga siin on nii sinka-vonkaline, mul on koorem ka maast laeni, on täis. Ja siis nende kurvade peal siin ei saa kõvasti vajutada. Ja siin on kohati võib-olla seda siin nagu kerge jääkene ka. Täna tundub küll, et siin temperatuur ei ole kõva ja siin on vist vahepeal mingit soolamoodi asja ka pandud, aga üldjuhul see on niisugune kehva lõik siin. Aga muidugi, kui kuiv on, siis siin peale tegelikult jumala äge anda minna, sõidukaga ka. Ikka jumala äge, sest 2,5 nagu näete on põllud. Ja nagu vaade on hea, et sa näed ära, et kedagi vastu ei tule. Et siis saab nagu korralikult pitsitada siin. Et selles mõttes on äge. Aga jah, see, mis puudutab seal Tambeti saadetud videot, ja seal ma nagu täpselt aru ei saanud, millest point oli seal, kuidas meie palavalt armastatud politsei seal Läti vedajaid väheke koinis, ma ei tea, et seal kõrval tee peale kuskile ka vingelastiga sõitma, mis on tegelikult rallitee. Ja noh, ma ei saanudki pointist aru, miks nad sinna aeti või mis teema seal sellega oli, aga vahet ei ole. Et iseenesest mina arvan, mis seal võis point olla, ma nagu muud ei oska, äkki Tambet pärast kommenteerib värki veel. Aga nagu ma ise hakkasin pärast mõtlema, et seal võib-olla see kabiini taga tulede teema vast ei olnudki, nii hull teema, kaaluga vast. Ma ei tea, ma sain aru, et kaalu olevat ka vist kokku 46, nii et 2 tonni just nagu üle. Et mis sellega siis sai, kas oli kaalus teema. Aga muidugi võis ka teema olla see, et Läti autod, kui nad veavad, kas nad äkki vedasid hoopis sedasi, et nad ei toonud seda puud mitte Lätist, aga tegid vedu Eestis sees. Näiteks. Siuke teema võis olla. Ja teine teema, mis on, et kas nendel autodel näiteks oli rahvusvaheline litsents või oli litsents neil Läti oma NC, mis on nagu sisevedude jaoks, mis ei ole rahvusvaheline litsents. Võis ka siuke teema olla. Ja et ma ei tea, et äkki Tambet kommenteerib. Ma nagu ise mõtlesin, et mis seal siuke huvi võis olla. Aga fakt on muidugi see, et meil palavalt armastatud politsei, et nendel on jah siukene haiglane, ma ütleks nende haiglane huvi nende metsaveoautode ja kallajate vastu. Et noh, ideeliselt on see ju nõme. Ütleme, need autod on ju põhimõtteliselt tehtud niimoodi, et saakski just nagu sõita niimoodi, et kui sul vann on nii suur, siis saadki niimoodi, paned vanni, paned kuradi killustiku täis ja veadki teda täis. Ja nii ongi. Või metsaveoautod, eks ju. Suur autod on ehitatud niimoodi, et oleks nagu okei, panebki oma koorma peale ja sõidabki täiskoormaga, mitte niimoodi, et on poolik koorem. Ta ei ole ju mõeldud vedama, et mingid, mõni võib öelda, et kui veab metsakuiva, et siis see on kergem ja siis saab panna täislasti, aga kui veab toorest, et no ma ei usu selles, ma olen Skandinaavias ka sõitnud ja vaatad seal ikka pannakse, siis ei ole seal kunagi, et keegi sõidab mingit poolikuga, seda enam nad on pikad ka veel, kurat, neil on ikka täislastis on peal ja sõidavad ei ole häda midagi. Ja kui hakkavad rääkima siin millegi sellest, et lõhuvad teid, ma olen sellest varem ka rääkinud, võib-olla juba peaaegu 1000 korda. Et ma olen kuulnud Vikerraadios saadet mingit. Ja umbes nagu need opositsioonitunnid ja midagi, no mingi taolise kellaajal nagu on. Aga seal kunagi oli, see oli aastaid tagasi, oli saade, kus oli keegi Tallinna Tehnikaülikoolist, siis oli Maanteeametist keegi ja siis oli, äkki oli keegi RMK esindaja seal. Sest kunagi mäletad, oli siuke firma nagu Mets ja Puu vist oli, seal oli uhked Volvod ostetud ka
millega saaks nagu vingelt vedada ja siis kärbiti pärast ära, et sul on vingetehnika ja sõita saad ainult niimoodi, et pooliku koormaga, noh. Et oli ka ostetud, et noh, paned peale vead, et kaup on odavam. Praegu kui tehtaks näiteks see, et võib pikemaga ka sõita, no mõtle, kui väge paned täis. Ja see on saatest. Oligi just see kaalu teema tuli jutuks. Mina ei tea, mina räägin seda, mida mina seal saates kuulsin. Seal oli tehtud see Tallinna Tehnikaülikooli poolt, mingid teadlased, nemad tegid nagu uuringud. Tol ajal sõitsid veel lõõtsabussid ka. Ja siis võeti lõõtsabuss, nagu vanasti oli, et ikka sõitsid, bussid olid ikka puupunnist täis, tead. Ei olnud nii nagu praegu, need bussid suht tühjalt sõidavad. Tallinnas lõõtsabuss. Laevas läks peale, nii kui see buss tavaliselt sõidab, et jumala rahvast täis on, pandi kaalud alla. Ja mis te arvate, palju veosilja kaal oli? Te ei arva ära, veosilja kaal 15 tonni. Tunnete jõudu või? 15 tonni, lõõtsabuss, inimesi pilgeni täis, veosild 15 tonni. Ja niimoodi sõidab see buss linnas, kogu aeg sõitsid vanasti tipptunni ajal. Nii, teine asi, mis siis seal see teadlane rääkis, see Tallinna Ülikooli oma, et uuringud tehtud ja kõik nad targad inimesed oskavad arvutada küll. Näiteks, siuke suur veoauto, nagu mina sõidan, täislastis, võtame niimoodi, et 40 tonni täislast. Auto täismass on 40 tonni. Siis ega ilmaasjad ei ole tehtud, et Haagisel on 6 ratast, autol on ka 6 mul, veosild on topelt, esisild üksik. Siis see koht, mis rehv puutub vastu teepinda, et kui palju ruutsentimeetreid see on, siis oh ime, veoauto koormus teepinnale 1 ruutsentimeetrile täislastis on väiksem kui sõiduautol, mis on täislastis. Et palju sõiduauto koormus on teepinnale 1 ruutsentimeetrile. Tunnete jõudu või? Ja meie rekkad maksame just nagu väidetavad lõume teid, maksame teemaksu. Aga sõiduautosid meil on rohkem ja tegelikkuses lõhuvad just nagu sõiduautod. No jutt käib sellest, kui sõidame täislastis, see tähendab, et sõiduautol seal, et on 5 inimest autos, pluss pagaslikust, kui palju see pagaasi võib seal olla, 100 kilo või 400 kilo või palju see on. Ja kui täislastis, kui sõidad. Nii et võt, niimoodi need asjad. Päris huvitav oleks, kurat, kui ma täpselt mäletaks, siis ega Vikerraadio arhiivist saaks selle välja võtta, aga võt ma ei mäleta, kuna see oli, see peab väga kaugelt vaatama, sest see oli kindlasti rohkem kui 10 aastat tagasi. Oli see saade, ma mäletan. Ja ma arvan rohkem kui 10. Nii et aga praegu oleks huvitav, kui sama uuring praegu tehtaks. Kas nüüd sama uuring saaks näiteks teistsuguse tulemuse? Sest vaata, tihti lugu meil uuringute tulemused ajas muutuvad. Ja seal tookord oligi, et oli just see teema, et taheti ka, et lubaks nagu suurema massiga sõita. Siis maanteeamet muidugi ajas mingit lolli juttu, et küll siljad ei pea vastu ja ma ei tea, palju meil neid siukseid suuri sildasid on, kus tuleb niimoodi üle sõita, et nüüd midagi õudselt lõhub. Ma küll sügavalt kahtlen selles. Aga no maanteeametil oli täiesti lolli, et RMK nagu Riigimets, nemad ka vedasid metsa palju, tahtsid neid suuremaid värke ja siis neutraalsena oligi võetud Tallinna Tehnikaülikooli teadlased seal, et need tegid nagu uuringu, et kuidas nagu faktiliselt on. Niimoodi. Aga vaadake, ilus on sõita niimoodi metsa vahel tegelikult, aga noh, siin on kohati on teeme näha, ma ei tea, kas sinna väiksesse kaamerasse jääb või jääb. Et on siukene näha, et jäidet on peal. Vaadake, kui tore, et ma endal siukse vahva mikrofoni ostsin, mis mikrofon ise ka salvestab.
mul ongi praegu natuke keeruline, et seda, ütleme nagu telefoniga, muidu ma pildinud olen, mul siin autos lauda ei ole, mul on seda telefoni kuskile panna ja mobiilihoidjat seda ka ei ole, mis klaasi peal oli. Ma olen täna koju, ma võtan, kodus mul on üks statiiv, selline kui külgema, mis on tegelikult selfie tegemise jaoks statiiv, et kui saab siukse valgusrõnga ümber panna, aga mul on sinna külge pandud üks siuke hoidlik, mis tegelikult jalgrattale käib. Ma arvasin ammu, et see on kadunud mul. Kogu aeg otsin, aga ükskord leidsin üles, et kurat, ma olen ta sinna külge pandud. Et selle ma ostsin siis, kui ma tahtsin, läksin Saaremaa rallile minek oli, et oli vaja telefoni hoidjat. Et autos seal peab olema nagu niimoodi, ei saa olla mingi iminapaga sul klaasi küljes. Aga et see käib nagu ümber toru saab kuskile panna. Et ma ise mõtlesin, et ma võtan selle homme kaasa. Et siis ma kellegi videos nägin, oli jumala ägeda koha peal, oli autos kaamera pandud. Ja ma mõtlesin, sellega ma äkki saan arendada niimoodi, et kaamera oleks nagu okei koha peal. Niimoodi, et ma muidugi vabandan, seega tuleb see video päris pikk. Aga kuna video ei ole pikalt olnud ja mul on ka kirjutatud, oodatakse amatööri argipäeva, siis ma arvan, ongi hea, kui tuleb vähekene pikem. Ja ma ütlen selles riigis toimuvast meil selles osas ka seal, siis te peate mind õpetama, sest ma juba kasutasin seda väljendit. Aga siis ütletegi mulle, kuidas oleks õigem, kui tahaks viisakalt öelda. Või ütlevad mulle, kõik annavad soovituse, mis kuradi viisakamalt. Ütle nii, nagu asjad on. Ja ütle nii, mis sülg suhu toob, seda ütle. Vot niimoodi, et ära valigi üldse. Aga no näete, ma näen, et üks rekka juba mulle varsti tagant järgi. Aga ega ma teda siin mööda niimoodi lasta küll ei saa. No saan küll, siis ma pean seisma. Aga vaatan, kui ta väga järgi jõuab, siis ma lasen mööda, ta äkki jube kiire. Mul on täna aega küll, et ma lähen koju, aga mis see peeglist ma ei näegi, see on vist mingi akkevedaja, mul on siuke tunne. Ta on sooloauto ka. No, muidugi soologa saab ta siin panna, ta ei ole ka see vist kaubaauto mingi. Okei, järgi jõuab, kui ma lasen ta mööda siis. Või vaatab peeglist, ei saagi aru, kas ta on soolo või ta on ka poolaabis. Näete. Päris vahva on siin niimoodi. Ja võt. Ja YouTube'is ikka see otse ülekanne kerib. Ilmselt pärast öeldakse, ei no jaa, et ei ole, oli mingi tehniline probleem, aga panedki nagu update'ima, ta ei näitagi, täitsa pekkis. Vot, tsensuuri ei ole meil. Otse ülekanne, Riigikogu otse ülekanne. 22 millega, võtame. Ei lähegi käima, jah. Kinni on pandud. Näitab, et otse ülekanne on, aga üle ei kanta. Et see on selles mõttes küll väga vahva värk. Ja ma pärast vaatab, pärast kodus proovin arvutiga, et ma tahan sealt noppeid välja võtta, teilegi näidata. Aga ma millegi pärast kahtlustan, et seni kaua, kuni Varro Vooglaid pildis on, seni kaua seda ei näidata. See on küll ütlemata huvitav ja ma ütleks niimoodi, et see näitab ära, millises diktatuuris me juba elame. See näitab väga ehtsalt seda. Et just nagu tehakse otse ülekannet, aga üks saadik, kes esitab seal mingid eelnõud, Varro Vooglaid, et seda lihtsalt ei näidata rahvale. See on ikka ütlemata huvitav värk. Ei, siin on kurat ohtlik panna praegu, et kohati on pidamine hea, kohati on näha, et see tuiskand peale ja siis on libe nagu. Aga jah, kohe varsti läheb tee silgeks peale kergult niimoodi, et ei ole hullu. Ja mis siis, et ma olen hullelt rallimees. Aga võt, ega siin tuleb sõita targalt ja ega muidu ei saa, muidu oled selle suure käulaga kraavis ja siis kõik hakkavad kirjutama, näete, rekka paiskus kraavi ja ta rikkus kõiki asju ja võt niimoodi on see asi. Mina sõidan ilusti, näed, 5 kümpaga tead, rohkem ei taha panna.
natuke võib-olla saaks panna, aga ma ütlen, mul on koorem ka laeni täis, et niimoodi, et alused on 3 kihiga ja alused on tegelikult suht rasked. No ütleme, see on poolkäru on niimoodi. See on esimene pool otsa, just see kõige halvem ots, et mis siis kallutab kõvasti. Tagaotsas on metall. Aga no, saab näha, kuidas see asjandus meil kulgeb. Aga ilus talvekene, nüüd ma saan koju minna, õhtul saan rallit vaadata ja niimoodi ilusasti, toredasti see asi meil läheb. Ja mul on hea meel, et just, et Tambet mulle saatis video, ma talle ükskord ütlesin, midagi põnevat on saada, tal ei ole selle vastu, kui ma panen niimoodi, et teie ka, armsad kolleegid. Teie peal olete mingeid videosi, olete teinud või värki, võite julgelt saata. Aga no ma ütlen, tore on, kui saadate niimoodi, et on heliga, et juurde on räägitud vähemalt, mis toimus või mis värk on ja mulle kirjutad juurde, et ära heli pane, sest siis ma ise kuulan ära, ma räägin sinna juurde oma sõnadega. Et siis on just nagu niimoodi peaks okei olema, sest midagi teha ei ole, osad ei taha oma häälega rääkida. Mina olen juba nii rikutud inimene, et räägin oma häälega, ei pelga midagi. Oma näoga. Ja see konkreetne video peaks mul üldse videode nimekirjas kokku olema number 401. Muidugi pealkirja all amatööri argipäev ei ole nii suur number, aga ma mõtlen üldarv, videode üldarv kokku on see 401. Kujutage ette, kus ma olen vaeva näinud. Ja see aeg, ainuüksi see, palju video kestab, kui teie vaatate, aga nüüd mõtle selle peale, kui ma seda näiteks seal monteerin ja värki ja kõike, siis see võtab jubeda aja. Vanasti ma tegin ainult telefoniga, siis oli natukene selles mõttes, ajalises mõttes lihtsam, aga teistpidi oli keerulisem ja võimalused olid nagu piiratud. Aga siis ma lõpuks õppisin seda arvutiga tegema. Aga see programm, millega ma teen, see jällegi ei tee väga kiiresti ja ta võtab ikka palju aega. Et see DaVinci programm ei ole saanud aega tasse süveneda, mul on ta alla tõmmatud. Et ma tean, et too näiteks renderdab pärast palju kiiremini. Aga noh, midagi teha ei ole. Nii et võt selline on see elukene meil siin. Et las ta siis nüüd esialgu olla. Jääb nii. Tuisuvaalud praegu veel on Põhja-Pärnu maa, ühesõnaga Pärnu maakond veel, aga varsti tuleb Raplamaa. Vaid vaatamegi ära, et kuidas see teehooldus läheb. Suures plaanis alati on meil olnud see vaidlus käib, et kuidas on, mõned kiluvad, mina ütlen, et tegelikult Rapla maakond saab päris hästi teede hooldamisega hakkama. Et on nagu alati enam vähem olnud. Eriti kui sõidad näiteks Tallinn-Pärnu maanteed. Vanasti oli kogu aeg niimoodi, et Pärnu maakond oli tee jumala pekkis, nii kui Rapla maakond tuli, nii oli tee okei. Aga siin väiksemate teedega, siin on niimoodi, et vaheldumisi. Et vahel meil on niimoodi, et Järvakandis siia pole tulema hakka, et siis on jummal libe, tuleb Pärnu maakond just nagu okei. Ja vahel on vastupidi. Aga ju see ongi seda see aja küsimus. Aga no praegu vaadake jälle on ju. Siin on siuke lage maa, tuisu koht, eks ju. Häda on, et kui tuiskab ja värki, nad ei jõua ära nagu koristada teha. No kurat võtaks, kui kallis on panna see ette tuisutõkked. Sügisel panete, kevadel korjate kokku. Muidu olid need, mis puidust on, pannakse nagu A-tähed niimoodi laotakse. Või siis on nagu Tšehhis panevad on mõlemaid neid puidust ja on ka siuksed, kus tõmmatakse siukene nagu ralli all siuke oranž võrk tõmmatakse tee äärt ette. Kevadel tullakse, võetakse ära, keritakse rulli, viiakse lattu, pärast tuuakse jälle tagasi, pannakse sügisel jälle abiks ikka. Vähem vaja kurat seda teed koristada, aga ei. Ja praegu nüüd veebruarikuu tuleb, tuisukuu, eks hakkab kõvasti tuiskama ja siis on jälle niimoodi, et see, mis siin Järvakandist
Kehtna peale minna, see on üks viadukt on, peale seda viadukti, seal on ka kogu aeg on siuksed tuisuvaalud, et mul naine tööle sõidab, et talvel ongi, siis sealt saab muidu raudteejaama nagu otsem, mitte otsem, aga lihtsam minna. Aga ei lähebki nimelt läbi Rapla linna, sest siis on neid tuisuvärke vähem, aga jah, nii see on. Aga las ta siis nüüd selleks korraks praegu jääda ja siit tuleb siis just nagu uus teema.
ettekirjutuse teha, võiks teha ettekirjutused, prügikastid on täis, et autojuhtide elu on äärmiselt ebamugav, aga ei, tegelevad muude asjadega. Ja sõidame rahulikult siin talvisel teel, lähme linna. Johoo, mingi õnnetus on tee peal. Ei ole õnnetus. Ei ole õnnetus. Keset teed käib traalivaali. Kas piduritega on mingi probleem? Tõenäoliselt on juht närvi läinud. Mingi kits on ette hüpanud. Ei ole! Oi, kes see siin traali vaalitab? 925! Niimoodi, selline lugu. Nad jäid tõenäoliselt hiljaks peatamisega, nad ei jõudnud Avissaare või Sulaoja veoautoparklasse. Nii liiguvad, nad lähevad vast Maaritsa parklasse. Kus nad lähevad? Bussipeatusesse. Lätlased on need veoautod. Ai, valus. Oi, kui ilus tuledega. Täpselt nagu Saverna auto peaaegu. Saverna autol ei ole veel tulesid, aga ta tahab panna. No liigume edasi. Tagasi. Ja oleme oma kaameratega Maaritsas, kus 925 võttis Läti autot sappa ja keeras Krüüdneri poole. Liiklusohtlikud olukorrad olid siin, et terve Võru poolt tulev rong, autod pidid kinni pidama 10 autosid ja nüüd siis läheme sellele kitsale, libedale Krüüdneri teele kaaluma või mida me läheme tegema, me ei tea veel. Et mis riik see on? Aru ma ei saa. Või on äkki mingi palgikokkuost Krüüdneris? No ei tea. Täiesti pekkis. Siin sõidavad vannid, tulevad Krüüdneri karjäärist. Kas on mõtet siukest traalivaalit korraldada? Või nad lähevad UPM-i, lätlased on eksinud ja viivad nüüd nad UPM-i? Vaat ei tea. See on müstiline riik, on see Eesti riik. Ja nad tahavad veel oma 25 meetrised. Mis siis küll saama hakkab? Ma olen sama lausega, nagu ma ühte videot kunagi sai tehtud. Mis siis saab? Muidugi mulle see Läti auto ikka meeldib. Tal on nii ilusad punased tuled taga ja ma tahaks tõesti näha, kas peale seda mingit nüüd actionit tõenäoliselt, mis siin tulla võib, kas see auto sõidab nende punaste tuledega edasi või ei sõida. Kui sõidab, siis on tõenäoliselt sai Eesti politsei altkäemaksu või oli keeleprobleem või murdusid, psühholoogiliselt olid Läti autojuhid tugevamad. Ja kui sõidab ilma tuledeta edasi, siis Eesti politsei tegi sama head tööd, nagu ta teeb Eesti autojuhtidega. Koorem on ilus, näed. Läti majandus kasvab, sellest toovad siia eksporti puud. Meie võiks ka Lätti viia puukoormaid, aga ei tea. Teistpidi jah, ei tea, mis siin saab. Kus kuradi nad lähevad, need koomikud? Mis? No jah, võt siin, jah, see võib olla, et nad lähevadki ikkagi UPM-i, jah. Aga nad tahtsid põgeneda, aga neile tuli see 925 vastu. Vaat see võib küll olla. Nii et uute kohtumisteni. Vaat niimoodi. Sõbrakes, et selline oli videokese esimene osa. Siis juurde ma lõpetuseks panen selle, kuidas ma R33 stuudiosse helistasin. Eks seal ma rääkisin enamus asja ära, saate mu mõttekäigust aru, mis ma mõtlesin. Nüüd ma teen siukest asja, ma linnukestele sööki. Aga ei, see ei ole mürgiga, kuigi PTA vist tahaks, et paneks mürgiga. Ma kohe jõuan sinna.
sellest rääkima, et linnukestele peab ka sööki panema. Mul on siin ilus pekitükk pandud neile, et kui mind kodus ei ole, siis nad saavad vähemalt pekki ammustada. Aga ostsin suure koti seda linnutoidukest, siis nad saavad siin käia, tulla nokkida. Nad ajavad maha ka, siin on näha, nad on maha kõvasti ajanud. Pekk on ka kõva, nokkinud on küll. Niiviisi. Vot nii. Aga nüüd, kallid sõbrad, õpetage siis mind. See, mis saate lõpuosa tuleb sinna, ma panin sedasi, et no ma ei saanud seal korralikult kirjuda, on ju. Ja huvitav oli see, käisin eile Tallinnas koormat maha panemas. Eks siin kohati jooksebki Tallinna sõidu vitut ka natukene ja siis mind natuke peale äkki niimoodi, kui ma praegu olen. Aga mu käest üks küsiski, et kuule, et kas sa oled see amatöör või? Ma ütlen, et mis mõttes see amatöör? Ei no see seal videosi teeb, et näed, et seal kuskil kellegiga juttu tulnud, et näed, et on üks amatöör ja näed, sõidab ja teeb ja kirub valitsust. Aga ütleme niimoodi, olgem ausad, kas siis ei ole põhjust kirruda või? Kas ei ole või? Et põhjust on kirruda niimoodi, et oi ja siit antigi mulle nõu. Mina ütleksin niimoodi, et ajab sita keema, on ju. Aga mõned ütlevad niimoodi, et oi jumal küll, kuidas see nii kehvasti ütleda. Ja siis ma selle üle mõtlesin. Te andke nõu kommentaaridesse kirjutage, et kuidas siis oleks õigem. Kas ma ütlen, ajab kaka keema, ajab sita keema, ajab fekaali keema, ajab pasa keema, ajab, mis veel on, pasa keema, ajab väljaheite keema. Kuidas õigem oleks öelda niimoodi, et mõte jõuaks kõigini, aga et oleks siis niimoodi, et nõrganärvilistel oleks ka viisakas kuulda või keegi ütleks, et näed, ropendab või ma ei tea mida. Aga jah, et ma selles mõttes nagu pikalt ei oskagi sinna midagi rohkem lisada, sellepärast, et see, mis ma sinna R33 stuudios helistasin, selle ma panen saate lõpuossa, sest ma selle nagu salvestasin endale pärast sealt YouTube'ist ära, aga teile soovitan ka seda R33, ta tavaliselt kolmapäeviti, neljapäeviti, mõnikord reedeti on, õhtul kuskil kella 6-7 paiku. Vaadake Facebookis jälgige ta lehte, seal ta paneb nagu tavaliselt ülesse, et mis kell õhtul on, aga tellige see kanal ja see on selles mõttes tore kanal. Mina ise avastasingi täiesti juhuslikult ja on see, et sinna saab sisse lihtsalt, ongi Vox Populi. Ma arvan, et kui Vox Populi panna sisse YouTube ka, et siis peaks ka välja tulema see asi. Aga sinna saab sisse helistada. Võtta siis, kui on mure või ajab mingi asi hirmsalt keema või lihtsalt niisama tahad ennast välja öelda, sinna saab helistada. Sõna otseses mõttes rahva hääl, Vox Populi. Üli tore ja minule siuksed lahendused meeldivad. Võtta muidu on niimoodi, et kõik kiruvad igal pool ja õuni jama on just nagu, aga keegi midagi öelda ei julge tead. Nüüd poe nurga taga käivad kiruvad, aga et kui välja öelda või midagi teha, siis mitte midagi. Nii et võt, siuke asi, aga no mis siin on? Praegu ma tahan linnukestele süüa, näed, üks juba käis nokkimas siin. Et mis ma sellega on, et siin hiljuti lehes nägin, et kuskil, et oli see PTA jälle käinud mingisugust linnufarmi seal hävitamas. Aga ma helistan seal, räägin, aga ütlen siin ka ära, sest kõik ei viitsi ju lõpuni vaadata. Aga on, näed, tihane, rasvatihane tuli ilusti sööma, vaata kui tore. Aga mis siis on, eks ju, kui tuli sigade katk, siis asuti kohe kõigepealt tapeti farmides sead ära, selle asemel, et lasta neil olla, et kes surevad ära, need, mis on laibad, hävitatakse ära, proovitakse, ütleme, farmi siseselt sellega võidelda. Need, kes ellu jäävad, need saavad immuunsuse, nagu metssigadegagi. Kõik nad haigeks võivad jääda, aga osad elavad üle ja see on ju leitud niimoodi, et kellel ongi immuunsus olemas. Aga sigad tapetakse ära, siis alustati ajujahti metssigadele, siis on häda, et hundid tulevad koduloomi murdma, aga miks nad tulevad, sellepärast metsas pole süüa enam.
metsad on ära võetud, pole kuskil elada, mis nad tegema peavad siis? Meie lähme ostame poest liha ja vitsutame 2 suupoolega sisse, kuradi hea, mõnus, eks ju. Aga nüüd on siis lindude kallal ja nüüd jääb ainult oodata, et kuna siis kuulutatakse välja ajujaht, hakkame siis varblaseid, tihaseid, tuvisid, ma ei tea, kõiki linde laskma või? Et kuhu me niimoodi jõuame? Kuhu me jõuame niimoodi? Et ma võtaksin seda asja rohkem niimoodi, et siin ongi võetud käsile see teema, et kindlasti hävitada meie põllumajandus ja miks seda tehakse sellepärast, et me sõltuksime nii palju kui võimalik, me sõltuksime ainult valitsusest. Samal ajal see, kuradi meie see minister, see Terras või mis see oli, kuskil kirjutab, et kui küsite, et palju Eestil toiduvarusid või värki on, siukest strateegilist toiduvaru, siis kujutage pilti, lapse suu ei valeta, ütleb, ja mul ei ole sellest ülevaadet. Kurat, võtaks sa oled minister, ma olen ammu rääkinud, et üks asi on see, et see, mis on kõikide hulgiladude ladudes kaup, see on firmade oma. Mitte, et siis, kui on kriisiolukord, siis konfiskeerite ja jagate laiali, eks ju, et seda võtate kui varudeks. Okei, mingis mõttes te võite seda võtta, aga põhimõtteliselt mingid varud peavad olema ka riiklikud tegelikkuses. Aga sul sitakotil pole isegi ülevaadet. No minge pekkide. Ma ütlen, et jälle ajab selle fekaali keema või kuidas siin öelda. Aga vaadake, täna on ilus ilm. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen oma vidukesele sinna lõppu või teen juurde ka nagu, et mul see esimene osa sai juba jumala pikk. Nüüd see teine osa ja siis veel see, kus ma sinna saatesse R33 stuudiolistin, see on ka pikk, aga nagu osad ütlevad, et ei, et tee pikemalt ja vaat niimoodi teengi pikemalt. Kellele meeldib, see vaatab, kellele meeldib, see ei vaata. Ja need, kes on jumala tublid, siis telefonist, kui vaatate, ärge unustage haipimata. Mina ise ei saa ennast haipida. Ükskord proovisin, mõtlesin, trikitan, pane ka haibi, aga siis ütlesid, ei, oma videot sa haipida ei saa. Aga teie haipige. Ja see haipimine väga hea, siis muidugi pange see super, aitäh. Teete mulle väiksi kingituse sellega, et ütleme, olgem ausad, tegelikult eks ma siia sellele videole veel ei pane, aga te pange kommentaaridesse teada, sellepärast, et see, mis ma teen siin seda oma ralliteemalist asja, seal ma jõuluajal proovisin, et umbes, et ka väike nagu jõulutunnel pannakse minu jaoks, et raha natukene, üks kirjus ka, mis kerjad ja värki, aga seal ma tegelikult sellepärast ja seal ma hakkangi laskma järgmistest videodest alates kogu aeg, et panen oma pangaarve värgi, et nagu auhinnafondiks. Et seal ma loosin igast auhindasi välja. Aga see, mis on amatööri argipäev siin, mis te arvate, kui ma teile teen ka mingid teinekord mingisuguseid, ma ei tea, kas just loosimisi, aga mingid auhindasi, mõtlen mingi värgi välja, näiteks seal kommenteerimise põhjal või vaatan kuidagi niimoodi. Aga et siis hakkan teie käest ka küsima, et panete äkki väikese siukese auhinnafondi, aga siis panete seal muidugi selgituseks, et amatööri argipäev. Siis ma teen vahet nagu niimoodi, et need, kes vaatavad seda argipäeva, et nende pandud panuseid, neid ma ei paneks sinna ralliauhindadesse ja vastupidi. Et täpselt nii palju, kui vaatajad toetavad, siis nii palju ma saan jagada, sest ega ma ise üksinda niisama ühele pool, teise pool ei jõua jagada seda värki nänni, aga tegelikult tahaks, sest ma tahaks kuidagi vaatajaid ja fänne tänada ju ka mingit moodi. Et selles mõttes oleks tore ja muidugi, vaadake, siin oli see väike agendi video ka pandud, nii et siin veel kord, ma olen varem ka ütlenud, on ja ütlen praegu veel uuesti, et kes ise ei taha kuskile postitada värki, aga tahaks midagi öelda, näidata mingi huvitava kaadri saatnud, siis võtke, saatke mulle Messengeri või kuskile sedasi klipiga, et saatke mulle. Kui oma häälega seal rääkida ei taha, te olete rääkinud, aga ei taha nagu heli, siis heli ma saan maha võtta. Ja ma võin ise selle jutu peale rääkida. Et aga mul on vaja, et seal oleks nagu heli ka või et vähemalt oleks kirjutatud, milles teema on. Muidu ma nagu ei tea rääkida, aga siis ma saan neid videosi panna, ütleme niimoodi rahvavideot ka. Et ütleme, eks meie tööpõld on ju ka selles mõttes lai, meie autojuhid teeme ju igasugust tööd. Ega ma ei räägi ainult autojuhtidest, sellepärast muud ägedad nüansid, mis keegi kuskil näeb, võib ka saata, sest vahet ei ole, see on argipäev. Argipäev on tavaline päev.
aga jah, täna on niisugune ilus, tore ilm. Et ma võtan selle statiivi pealt nüüd telefoonika ära, et ma näitan ümberringi ka, kui ilus on praegu tegelikult, kus päike paistab. Väga vahva on. Vaat, need, vaadake, kui ilus vaade on seal. Ma olen Haiamaal nimelt. Aga näete, päike paistab, taevas ilus, selle sinine. Et ma näitan oma pekitükki ka siin. Et see on minu rendimaja seal. Mul olid rentnikud sees ka, eelmine aasta kevadel panin seal linnumaja, jõudsin õigel ajal üles panna. Pärast oli vahva vaadata, olidki kuldnakad tulid sisse ja pärast olid pojad ja näete siin minu see toidulaud neile pandud. Ma loodan, et PTA vennad siia ei tule linde püüdma. Nad jäävad nagu selles mõttes siit minu salakohast. Ma muidugi filmisin, siis neil on võimalus see kõik üles leida siit. Aga noh, põhimõtteliselt niimoodi. Aga võt, nüüd on see video mul kokku pikk küll vist on. Ma arvan, pakun, et tervelt tund aega vastu juba on täis, nii et ega ma teid kaua ei piinagi rohkem. Ma oleks tahtnud kõvasti kiruda, ma lubasin muidugi, et ma võtan siit seal, mis Riigikogus olid, võtan sealt noppeid välja, mismoodi näha, et kui jopakad meil need näiteks nagu sotsid ja Eesti 200 ja Reformierakondlased on. Aga eks ma jätan selle mõneks teiseks korraks, sest see vajab lihtsalt nii palju aega, et kõik need videodest need välja, õige koht üles leida, siis salvestada endale ja see monteerimise võtab mega aja. Nii et ega praegugi osa sellest videost mul on juba enne arvutis ära tehtud, nüüd jääb ainult see osa veel juurde liita ja siis niimoodi ongi. Nii et olge tublid. Pange pöial, siis kes kanalit tellinud ei ole, tellige kanal. Hästi tublid, neid panevad selle super aitäh ka sinna ja siis on nagu hästi vahva ja muidugi vaadake see, mis on nüüd lõpuosas on. R33 stuudio, see on nüüd täpselt sedasi arvutist on näha, kui ma helistasin saatesse, et see on nagu live saade alati. Et ka vaadake, hoidke selle silma peal, leidke YouTube'is see asi ülesse, tellige see kanal ja siis kui saade on, siis saate vaadata. Seal Reijo ja Sander räägivad nagu inimese keeles, inimese mõtetest, nii nagu nemad mõtlevad asju ja ka nende uudiste kallal ja nagu viisakas võtmes. Ja minul on ka võimalus seal saates käia olnud, nii et ma olen päris koha peal käinud. Eks ma nüüd mingil ajal üritan veel sinna pääseda. Aga mul on, kuna ma pean siis Tallinnasse sõitma, siis ma ekstra saate pärast nagu ei taha sõita, et ma olen tavaliselt ajastanud seda niimoodi, et kui ma trehvan Tallinnasse ja niimoodi, et lõunapaikut, siis okei, teen oma asjad Tallinnas ära ja õhtuni ja siis on enne kokku lepitud, et ma tulen ja siis ma seal saan ka kiruda kõvasti. Aga vaadake, kui ilus väljas 12 kraadi külma, mõned lumehelbeksed lendavad, ilus, tore. Nii et olgem siis vaprad. Nii et oleme siis vaprad ja võitleme edasi ja kirume edasi ja mina annan endast parima sellepärast, et ma ütlen päris ausalt, mulle Eesti meeldib, mulle meeldib Eestis elada, aga mulle meeldi see, mismoodi meil seda Eestit sõna otseses mõttes ühed arvavad, et see on nende oma ja nemad võivad kehtestada igasuguseid jobutusi, asju ja ütleme tavainimese elu persse keerata ja siis arvavad, nii ongi ainuõige. Aga nii ei ole ainuõige. Mina ei ole seda meelt. Meil räägitakse, me oleme vaba riik, aga minu arust me ei ole üldse mitte mingisugused vaba. Me oleme pesuehtsad kellegi orjad siin. Öelda midagi ei või. Ühed arvavad, kuidas meil on hea maksta, vaatad nagu elektrihinti. Räägitakse elektrihinnast. Olgem ausad, see elektrihind on, mis on ja aga vaadake oma elektriarved, kui palju siin igasuguseid lisaridasid tekkinud. Nii et olgem ausad, mina kui tava kodanik, siis mina vaatan oma elektrihinnana seda, mis ma tervet arvet kokku näen. Ja see on elektrihind. Aga reaalselt elektrihind on siuke, mis me elaksime kõik üle. Aga kurat küll, nagu need
võrgud, kõik võimalikud tasud. Kurat küll, Eesti Vabariik tuli, nõukaajast olid elektriliinid püsti, okei, midagi on juurde ehitatud, midagi tehtud, kogu aeg on räägitud, et oi, meil on vaja renoveerida, uuendada, värki teha, nii kui tugevam tuul tuleb, nii on persses, enam elektrit ei ole, kõik, ma ei tea, mingi täielik jura on ju. Kõik selline tuulikute teema ja värki on ju. Mis kuradi kompensatsioonid, see on business, äri teil. Tahate teha, pange ja tegite ja ei mingit kompensatsiooni, peategi teenima ja saate siukse hinna nagu saate ja kui sellega õnnestub müüa, siis õnnestub või õnnestu, see on äririsk. Mitte, et me maksame kinni seda paska kõike. Milleks see? Ja siis kui on tuul, siis on tuul igal pool, siis elekter on nagu odav, siis ei müü. Siis kui elekter kallis on, siis pole tuult on ja siis ka müüa saa nii, et nokk kinni saba lahti, et paned mingi suure junni püsti ja sa hakkad kompensatsiooni võtma sellest, et see junn seal lihtsalt püsti seisab. Nõme. Need peaksid käima 24/7 peavad kogu aeg ringi käima, vahet ei ole, et kuidas see elektri hind on, aga need seal ise mängivad niimoodi ja meile kirjutatakse arveid välja ja ma usun, et küll nad mõtlevad neid ridasid sinna elektriarve peale veel välja. Ja võib-olla hakkab nii olema, et elektriarve tuleb küll, et on seal ridasid rohkem, aga siis mõeldakse üldse mingi uus amet välja, hakatakse veel mingid eraldi arved saatma, mis on just nagu sellega seotud, eks ju. Aga lihtsalt ma nüüd ühe paberilehe peal korraga kohe ei näeks, on ju, et siis mul tundub, et asi on odav, et see on nagu mingi teine asi. Jama on ju. Aga okei, läheb pikaks. Nii et tšau-pläu ja vaadake ära, kuidas ma saates helistasin. Nii et jäi meelde. Pöial. Haip ja kes on tublimad, need panevad ka supereite. Nii et, tšau-pläu. Aga meil on helistaja, ei jõuagi umbuldada, räägime pärast. No nii, tere õhtust, Kalle, oled otse eetris. Tere õhtust. Tere, ma mõtlesin, vaatame, täna peaksin nii tubli olla, et ma pean samal hetkel rallit jälgima ja siis teie saadet jälgima ja kõrvaklapp peas. Siis ma kuulen ja ma mõtlesin, et ma niikuinii, teil on teema nii kuum praegu, et ma tõmban kohe ära ja nüüd oleneb sellest, kui hästi te provotseerite mind, siis ma võtan ja panen ka oma videosse, kuna ma oma sõiduvideo esimese otsa tegin valmis, aga see, kui tuleb juttu sellest, kuidas meil Eestis elu on, siis selle teema ma kavatsesin homme lahata ja miks 2 korda rääkida, et see oleneb sellest, kui hästi te mind provotseerite veel siin. Siis ma panen selle samas siit, võtan väljavõtte ja panen selle kohe sinna saatesse. No ma annan endast parima. No okei. See, mis te sellest mingisugusest jäätükkust räägite, seal võtta minu jaoks jääb see ka, ütleme, päris ausalt, jääb natukene arusaamatuks, sest kui me võtame niimoodi, et kõik on nagu NATO liikmed ja kui tõesti nii väga vaja kaitsta on, siis see härrasmees võiks anda käsu kätte, kuna mingil ajal kunagi oli seal vist sõjaväebaas a mingi 30. Et kui te nii väga vaja kaitsta on, no kurat, võtaks te NATO liik ja panete sinna oma need raketipüstakut püsti kuskile ja ongi kõik ja miks sa pead enda omaks saama. Just täpselt. Puudutasid seda teemat juba, et seal on nagu taga hoopis see, et ongi, need tahavad need muldmetalli ja värk ja noh, ütleme, kui niimoodi kaine inimese mõistusega mõelda, siis on see, et see Gröönimaa, mis on tegelikult on suht puutumatu, siis keeratakse see täis kaevanduseks ja lõpuks peavad sealt inimesed nii ehk naa ära minema. Keeratakse tagurpidi kõik. Et kurat, kui meil on NATO, ühine kaitse on vaja, keegi ei ütle ei, okei, on vaja, okei, paneme siia, panete oma raketi need püstakut, millega saate lasta ja ongi okei. Aga tühja sellest. Nüüd see, mis on siit meil Eesti elu, te juba tõmbasid selle Rail Balticu teema ka käima. Tead, ma saan aru, et ei ole aega, mul ei ole ka aega, ma ei tea, kas mul on aega seda, siis ma kuulasin saate ära nagu YouTube'es. See, kui oli siin nüüd hiljuti oli see mingisugune komisjoni istung seal ja Lätist oli see Tegelinski kohal. Ja tead, kuuled seda, selles mõttes Kovalenko on jumala tubli, see ajab asja kogu aeg õige joone pealt. Ja kuuled, aga siis see Läti vend rääkis ka, tundus vähemalt Lätis mulje räägib ausalt. Aga see, mis meie need ministeeriumi esindajad ja Rail Balticu esindaja,
seal tuli selline hülgemöla, ma ise mõtlesin, et ma võtan selle uuesti lahti ja siis seal lõiguti võtan ja salvestan, milline hülgemöla nad suudavad ajada. Täpselt siuke möla, nagu meile aetakse igal teemal. Järgmine asi, Riigikogus oli see liputeema. Varro Vooglaid esitab seal seaduse, kuidas meil lipuvärk oleks. Eesti lipp on nagu number 1 on ju. Et kõik ülejäänud ei maininud Ukraina lipu mitte midagi, et kõik ülejäänud lipud, et need on teisejärgulised. Number 1 on Eesti oma. Vaatad kuradi seda istungid, kõik, kes seal hakkavad mingid küsimusi esitama, need hakkavad kõik rääkima Ukraina lipust. Ma ei saa aru, need on ära programmeeritud ja mis neil viga on. Nad ei saa üldse aru. Täna vaatasin, täna oli veel huvitavam asi, seda ma tahan pärast järgi vaadata. Täna Varro Vooglaid rääkis sellest mingist, mis kuradi, kus see Türgi välja jääb, mis kuradi konventsioon, seal mingi värk, et Eesti ka sellest välja jääks või värgist. See oli seotud bioloogiliselt meestest ja naistest. Ja, mitte ainult see oli üks teema seal sees. Aga no põhimõtteliselt mingi naiste kaitse, ma ei tea, no ma ei mäleta, kus see asja nimi oli. Ja tead, ma sõidu ajal seda jälgisin, kuulasin, koju sõitsin. Ja kurat võtaks, mingi reformar seal küsis mingi, vist oli reformar, mingi, no nagu saalis küsib siis küsimust. Istanbuli konventsioon. Ja siis tõmbas selle YouTube tõmbas kinni. Täiega kinni, ei lase edasi on ja. Jupp aega proovin, muudku scrollib just nagu omal levi oli, vaatan telefos levi, panen kinni, panen uuesti käima, ei midagi, laseb kuni täpselt selle kohani, siis läheb kinni. Pärast ma jõudsin, siis on aru saada, et sealt on vahelt jupp puudu on ja. Ja et ma ütlen, et see on siuke asi, mis totaalselt tegelikult ei taha, et rahvale infot anda sellepärast, et sealt saalist need küsimus tuli. Ma ütlen sulle päris ausalt, ma olen tava inimene. Võib-olla pole kooliharidust nii palju, kui nendel seal tähtsatel on, aga nad esitasid küsimusi, mis on idiootsed, täiesti idiootsed, mis ei puutu üldse teemasse. Ja kõige lahedam oli see, et Varro vastas kõigile väga viisakalt, väga okei. Kuna ta seal aeg oli kõvasti vastata, siis ta ütles, et okei, kui te ei saa aru, millest ma räägin, ma võin selle kogu asja uuesti rääkida. Ja seal oli teema, et küsimustel oli ajaline limiit, aga vastustel ei olnud ajalist limiiti. Ja ühesõnaga, et oleks nad uuesti rääkida, aga no panin järjekorras, ma mõtlesin, sellest ma teen ka noppeid teen välja, no see oli täiesti ulme, et kuidas mõned on, mitte rahvas on meil aju ära pestud, aga ütleme seal Riigikogus, kes istuvad eriti valitsuserakondades, seal neil on ka ajud niimoodi ära pestud või on neile kõigile nii kõvasti makstud, et nad suudavad siukest kuradi iba suust välja jääda. Okay. Aga nad ongi kõvasti makstud ja noh, ja ma ei saa aru, mille eest nad seda raha saavad. Ja, okei, ma olen praegu õune jätkusoone, mis mul on vaja räägida, et ma pean kiiresti oma asjad ära rääkima, siis ma juba kommentaaris nägin, oli siin teemasid, see PTA teema, käigi kuskil mingid linnukesi ka ära killimas niimoodi, aga mul on siin kohe küsimus, siis saavad teised helistajad ette rääkida, jätku panna. Et ma ise mõtlen, oli see seakatk, eks ju. Nii, just nagu seakatk käidi killiti neid sigu ära, selle asemel, et lasta olla niimoodi, neid, kes surevad, neid korjame välja, hävitame, neid, kes ellu jäävad, neil tekib immuunsus, ongi okei, tugev kari, väga vinge, sest kõik siukses koguses kindla peale ära ei sure. Mingisugune immuunsus tekib, sest isegi metssigadel on tekkinud immuunsus. Nüüd tuldi, anti käs kätte, metssead laseme kõik maha. Laseme peaaegu kõik metssead maha. Nüüd siis on värk, et kurat küll, et hundid, nüüd hakkasime hunte kõikima, sellepärast, et hundid tulevad koduloomasse sööma. Koeri sööma ja värk, kurat, neil on kõht tühi, metsasi pole, mida fuck'i. Nüüd on lindude kallal. Nüüd ma ootan väga suure huviga, sõna otseses mõttes huviga ootan, kuna meie see suur tähtis minister Terras või kes seal on selle asjapulk põhiline, kuna ta annab käsklused, jahimehed peavad hakkama vareseid, varblaseid, tihaseid ja kõike laskma. Lasnamäele tuvisid hävitama. Ja tuvisid ja värki, no ütle mulle, kui kodusead olid haiged selles värgis katkus, lähed mingi metssigu laskma on ju,
nüüd on linnutaiged, linnukripiga mingi teema, no mis te lähete nüüd valglased, tihaseid ja ma ei tea, rähmi ja kõike lähete metsa tulistama või? Muidugi, trasseritega valanguga, niimoodi. See on ajuvaba, loomulikult. Äkki kutsuks rahva üles, vaata, mina käin ka oma aiamaal, toidan seal lindudele, panen süüa, aga äkki kutsuks rahva üles, et te linde toidate selleks, et meil on linnugripp, et hakategi müüma paketikesi, PTA hakkab müüma pakette, linnu toitu panna, mis on mürgiga, et mürgitame kohe ära. Kuule, see on tead lühike tee, ma ütlen, hiinlased kunagi praktiseerisid seda ja neil oli ka mingisuguste lindudega mingi teema ja siis nad hakkasid ilgelt neid linde nottima. Ja nad ikka massiliselt ja varblasi võtsid maha ikka meeletult ja siis pärast olid sitikad, kes kõik nende põllud lihtsalt tühjaks sõid ja oligi kogu varblase jahtre. Seal oli varblastega teema, ma mäletan seda teema. No, loodus on tasakaalus ja seda nagu tasakaalust välja ajada ei ole nagu mõistlik, jah? Ja vaata see, mis seda Rail Balticut puudutab seda istungit. Ma ise nagu selle peale, vaata, meil on kogu aeg räägitud sellest, et kuidas tulevad kiirrongid ja uhke teema ja puha. Ja Läti vend seal räägib siis, et nemad selle üle Taugava jõe silda õigel hakati ehitama, ehitusel seisma, seal on midagi kõvasti ära vajunud ja nüüd on see ehitamine veel keerulisem ja selleks, et ehitust jätkata on jälle raha vaja ja kui see nüüd seisma jääb, siis ta vajub veel rohkem, läheb veel hullemaks, siis see point, mis meil see lõik puudu jääb nagu Lätist on ju, et tuleb selle vana röötmelaiusega, see tähendab, et Eesti jaoks on see asi 0, sõita nagu ise rongiga ei saa. Siis on point see, et seal pole isegi projekteerima hakatud. Projekti tegema. Neil pole ju raha. Projekti tegemine pidi võtma aega 2 aastat. Täna on aasta 2026. Täna hakkavad projekti tegema 2 aastaga tehakse projekt valmis. Siis nad peavad 2 aastaga just nagu välja ehitama ja ütlevad, et see saab valmis. Ja samal ajal siis Kovalenko mõnusalt küsib, et kuidas selle rongi ostuga on. Siis ütleb see mingisugune see riigipoolne molkus räägib, et ostetakse sellised rongid, mis on mõeldud a la mingi distants, et ühele poole, teisele poole 400 kilomeetrit. Me räägime sellest, meil ehitati raudtee, tahetakse ehitada, mis pidi olema 2 rööpepaariga kiirrongide jaoks, aga ostetakse need rongid, mis on 400, see on Riia, maksimum Kaunas. Ütles nii, no Kaunas tegelikult on 5 sotti, vähemalt 6 sotti, aga okei. Et tuleb nii palju. Siis kui Kovalenko küsib, aga mis on kiirrongist saab, ei, no seal tuleb hange. Hange tuleb. See tähendab seda, et näiteks kui Poolal on olemas kiirrongid mingisugused, mis nad saaksid sõitma panna, siis peaks Poola või Saksamaa oma ICE peaks panema siia sõitma. Et keegi hakkab siis teenust pakkuma, jah? Jah, aga sa kujutad seda hinda ette. Sellest on, see lihtraavas on kogu aeg rääkinud, kas te olete idioodid või? Ja meie omad räägib tasub ära ja siis see riigi mingisugune poole esindaja see veel ka, et ei no me seal, et see, mis see kaubaliikumine on, et see kaup on ju olemas, et see liigub maanteede peal. Me praegu rekkafirmad sõidavad põhimõtteliselt 0 veohind on jumala madal. Kui te tahate need rekkad panna sinna, kurat võtaks rongi peale, siis igal 10 juhul läheb see veohind veel kallimaks. Veel kallimaks. Ma pakun välja, et a la 2 korda vähemalt läheb kallimaks. Milkse valemiga me hakkame siin kodus poest kaupa ostma, ehitusmaterjali, toidukaupa, kõike värki on ju. Mida nad mõtlevad, et teevad jälle mingi seaduse, et meil ei tohi sõita näiteks Tallinn-Pärnu maantee peal sõita ei tohi, et sa oleks sunnitud kasutama näiteks Rail Balticut või seda, et pead rongi peal auto panema koos autojuhiga. No, nad ajavad sihukest utoopia juttu ja kõige lollem on see. Meil on need tavainimesed, kes iga jumala päevaselt loevad ajalehest ja kuulavad seda värki ja siis need kaagud, et sa võta mine vaata, loe neid kommentaare. Nende teemad, kui ma kommentaari loen, ma ütlen, ma isegi ei kommenteeri seal mitte kuskil selle pärast, et mul enne jookseb katus täiega jookseb kokku, siis ma vaatan, et issand jumal, kas need on kõik nii lollakad?
või nad on kõik ära ostetud. Ja need on need rotid, kes istuvad kontorites, kes on mulle selle kohta ma sa enam ei tohi lihtsalt internetis kellegi kohta kirjutada, et kuule mees, sa teed sitta tööd, vaata. Et sa pead kiitma, sa pead kogu aeg kiitma, sa pead ütlema, et kõik on tore ja kõik on hea ja niimoodi, sest kui sa ütled kellegile, et kuule, et vaata, et sa panid siin veits lampi enne, siis tullakse nagu sinu järgi. Ei kuule, vaata, ma ei tea, kas ma teil siin saates juba ütlesin korra, ma kohe lõpetan lühidalt, et on teistele sõna ja teile ka sõna, muidu te ei saagi rääkida. Aga see teema ka veel, vaata, me kõik oleme kogu aeg mõtlenud, et mismoodi see, ütleme, et Delfis nüüd kommentaatorid, seal on alati näha, kes mingi konkreetse nime all, kui anonüümne on, ta on endale mingi nime pannud, kuidas nad kommenteerivad, on ju, et kõik käivad ühte auku ja on aru saada, kes on millisesse erakonda kuulub või kes kelle lobi teeb, eks ju. Ja tead, ma olen kogu aeg võtnud, sellest on räägitud palju, et vaata, et need on need tasulised, aga kuidas neid tasustatakse? Aga ma nüüd ütlen, et neid tasustatakse niimoodi, et riigiettevõtted, riigi ametnikud, sinna vaata luuakse alati, kui tekib uus valitsus, luuakse igast lolle töökohtasi just nagu luuakse, aga tegelikult reaalsuses nad ei peagi oma tööga seal põhimõtteliselt millegagi tegelema, võib-olla heal juhul 1 kuu jooksul peavad mingid 2 mingisugust võib-olla akti või mingid käskirja koostama või kirjutama arvuti peal. Ülejäänud aeg seisneb nende töö selles, et nad istuvad päev läbi sotsiaalmeedias, vaatavad, loevad Delfid ja siis vastava selle erakonna poolt, kelle poolt nad sinna pukki pandud on, sealt poolt nad siis nende põhimõtte pealt kas kedagi halvustavad või värki või topivad kommentaare. Ja nad ongi riigi palga, nad just nagu ametnikud, just nagu töötavad kuskil ja niimoodi nad palka saavadki, sest ükski erakond nagu otse ei maksa seda raha. Ja selle kohta ma võin mürki võtta, et nii see asi toimub. Et see nii asi toimub. Selge, aitäh sulle ka. Bioloogilised botid. jah. Aga niimoodi, et ma panen siit kindla peale selle üles, et inimestele julgust anda, et helistada, ma panen selle oma videosse. Ega sa ei Reijo vastu üle, kui ma siit võtsin selle. Ei ole olnud. Et siis on nagu tibi-tobi. Ja inimesed, kes te praegu kuulete, võtke öelge nüüd sõna ka sekka niimoodi, ainuke asi oodake natukene Sander ja Reijo ka räägivad. Muidu on niimoodi, et tuleb minusugune järgmine hull hakkab rääkima ja saade lõpeb ära, nad ei saagi rääkida. Sellest ei ole midagi. Sellest ei ole hullu. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Tšau. Nii, vaat oli nüüd Kalle helistamine.